ootad igast suvekoolist, kui see toimub? Ma ootan seda, et seltskond ning rahvas on rõõmsad ning ka koht on ideaalne. Ootan, et leiaksin uusi tutvusi, ootan, et oleks väljakutsuv ning seikluste rohke, huvitav, põnev. Mida oled nende aastate jooksul suvekoolist õppinud? Seda, et Meki-Burger on ikka parim. Kindlasti seda, et tuleb olla julge, eneseväljendus aitab leida palju uusi tutvusi, tuttavaid, sõpru ning kindlasti peaks olema sajaga siin kohal nautima igat hetke. Kuidas on praegused emotsioonid suvekoolist? No praegused emotsioonid, kus ma ütlen, et rahvas on väga hea, rühm on väga hea, koht on ideaalne, nagu näete, ning mis teha, ilm ka ei ole paha. Ilmaga on pisut kehvasti ja noored natukene on kimpus, nad ei julge omavahel nii väga suhelda, aga ma arvan, et esimese päeva kohta on arengut nagu märgata. Kas on kurb ka, et suvekool jääb viimaseks sel aastal? Natuke ikka, aga mis teha, elu on selline. Niikuinii tuleb uus laager aseme ja väga hästi läheb ikka elu edasi ju. Kindlasti, aga kõik, kes on juba varasemalt käinud pikemalt kursis suvekooli olu ja meluga, siis nende jaoks ma arvan, et on palju toredaid mälestusi, aga need, kes ei ole käinud nii palju, võib-olla need, kelle jaoks on esimene aasta, siis kindlasti kurvastus, ma leian, et no parim mälestus, kui ma ütlen esimest korda tulin, siis ma nägin seda rahvamasi, kus sai ikka kõik olid rõõmsad. Sa tulid, kõik tahtsid siin olla ja see aasta on ka see. Ja ma loodan, et see kuskil ei kao. Mis on teie parimad mälestused ja piinlikumad hetked suvekoolist? Minu piinlikum hetk oli kindlasti Reporter Ketchupi puusahõõritused ja need jäävad mind igapäevaselt kummitama. Sõbrad teevad selle üle nalja, aga enda üle peab ka oskama naerda, see on väga oluline. Ja parimad mälestused on kindlasti kõik need toredad inimesed, kes mind praegu ikka veel ümbritsevad, keda ma kohtan erinevatel Valgamaa noorte üritustel. Nemad on minu parimad meenutused, mälestused suvekoolist. Miks jääb see aasta suvekool viimaseks? Ma arvan, et igal ajal või asjal on oma aeg, et võib-olla 10 aasta pärast uuesti, aga selles mõttes, et ma arvan, et see ei ole nagu mingi lõpp kui selline, et siin on nii palju teisi ägedaid projekte, nagu näiteks malevi asjad, mis tõstavad pead, mis on hea, et arvan, et on aeg lõpetada õigel ajal, siis kui see asi on veel mõnus ja äge ja küll uued asjad tulevad peale ja veel vingemad.